hortensia varred on sellised nõrgad, nad on lühiealised ja neid tuleb igal aastal siis tugevasti tagasi lõigata ja see on väga sordispetsiifiline. Et siin on meil sordiga Annabel tegemist, keda meil siis viimastel aastatel on kõige rohkem Eestis kasvatatud, on sort ka Incredible ehk Strong Annabel, keda siis iseloomustavad veel suuremad õisikud ja selleks, et seda suurt õisikut saada, on meil vaja see taim siis kevadel tugevasti tagasi lõigata. Ja siin me ka näeme, et siin on olnud üks puishortensia Annabeli põõsas ja siin on ilusti ta siis nüüd maani maha lõigatud. Selle käigus me siis oleme eemaldanud ka varasemad tüükad, nii et meil ei jää siia niisugust tüükalist osa, mis takistab asendusvõrsete kasvamist. Ja osadel sortidel, mis meil on olnud ajaloolised ja vanad, nendel me sellist lõikamist kasutada ei saa. Näiteks sort Grandiflora sellise lõikamise puhul ei võimalda sellel aastal õitseda, sest need võrsed, mis kasvavad siit ebajuure kaelalt, jäävad pimevõrseteks, nad ei lõppe õisikuga. Aga uuematel sortidel on seda aretusega parandatud ja siin me võime täiesti vabalt nad lõigata maani maha, ilma igasugust tüügast jätmata. Me pärast seda kindlasti lõikamist siis väetame ja meil on mõistlik siia panna täiendavalt siis selline õrn, kas siis hästi hea sellise hästi kõdunenud kompostikiht, eks ole, või siis kui on veel võimalik kasutada, siis kasutame turvast, see muudab seda pinnast ka happelisemaks, et see on see, mis võimaldab siin kasvada lisajuurtel ja need võrsed kasvavad siis sellest õrnast sellisest multsikihist ilusti läbi. Meil jääb ilus, kena, korrektne peenra osa visuaalselt ka. Ja kui me nüüd siit hakkame lõikama, siis lõikamisel vanemate sortide puhul me võime jätta siis kuni 4 pungapaari, et me saame siis lõigata need vanad sordid, mis meil aedades on, umbes nii kõrgelt, et meil siis loeme siit maapinnast, et näete siin 1, 2, 3, 4. Üle 4 pungapaari siis ei soovitata seda jätta. Aga kuna meil siin on uuemad sordid, siis me uutel sortidel sellist pungaluendust ei tee ja sageli on need Annabeli oksad ka ära külmunud, nii et ta siin sisemaal külmub meil tagasi ja järelikult selle lõikamisprotsess käibki nii, et me siit paneme käärid maapinnale ja kõik see, mis meil siia ette jääb, ka need eelmistel aastatel kogunenud tüükad näiteks, kui neid ei ole niisugusel kujul lõigatud, siis selle me võtame kõik järk-järgult puhtaks ja saame siis selle juure kaela siit ka vanast segavast tüügastikust puhtaks, et niisugune tegevus on kõige võib-olla lihtsam, et inimesed ei pea siin midagi arvestama, panevad selle kääri siia maapinnale ja lasevad kõik puhtaks. Et selles mõttes see on kõige lihtsam selline lõikumisviis, mida tuleks rakendada kõikide tugevasti lõigatavate taimeliikide puhul, et me aeg-ajalt saneerime selle põõsa ära, ehk siis me eemaldame kõik selle kraami, mis meil on siin eluskraam, meil on siin ka siis surnud tüükad, et me nendest tüügasteks ka vabaneks, et siis me saame seda taime kasutada pikemaajaliselt. Meil on sellel taimel võime siis uueneda ja nooreneda ja püsida kauem siis kasutuses, et meil neid tüükaid aeg-ajalt siia tekib. Ja eriti oluline on see siis, kui ei ole siis regulaarselt lõigatud, et mõnikord aedades, kus see lõikamine ei ole nii süsteemselt toimunud, on siin sisemuses siis väga suur hulk kuiva oksastikku, millisest me saame niisuguse lõikusega siis vabaks. Et see vabastamine peab toimuma, muidu see taim lihtsalt vananeb. Ja see vananemisprotsess ei anna ei õisikutele midagi juurde, ja tegelikkuses jääb siis ka see õisiku suurus väiksemaks, nii et seda me peame arvestama, et me saaksime ta siis täiesti niimoodi puhtaks lõigata.
et eemaldame siis kõik need vanad tüükad ka, mis on kuivanud ja selle uue osa ka. Et järk-järgult ühest servast ja jõuame siis põõsa teise ossa välja. Et igal aastal peaks selline protsess siis toimuma.